Ongi hommik käes ja Nitro Nation oli siis esimene päev ja täna hakkavad ajasõidud, nii et ma arvan, et 2 päeva on meil siis aega lihvida oma 7,5, et see oleks vaja nagu stabiilseks saada, sest ma arvan, et võidab mees, kes sõidab kogu aeg 7,5 ja finaalis võtab ulme reaktsioone, et see on ka meie siht ja nii lihtsalt see elu neil ei lähe, et saab olema väga põnev nädalavahetus. Aga hommikut alustas Tõnis viilimise ja saagimisega, sest auto ninas olev auk oli vaja teha suuremaks. Nimelt loobuti varem kasutatud vesi-õhk vahehõutist ja seetõttu oli vaja auto ninast rohkem õhku sisse saada. Nagu iga hommiku me paneme auto käima, proovime ära, kuidas on õlirõhud, kuidas on siis silindrite töö, teeme õlid vedelikult soojaks ja teeme traditsiooniliselt ühe transbreaki testi, tähendab seda, et ma panen 2 käiku korraga sisse, nagu stardis, lasen turborõhu ülesse ja siis uuesti maha. Tähendab seda, et nüüd meil on võimalik logist vaadata, kas kõik on korras, kas kütust jagub, kas küünlad töötavad, kas mootor ei leki. See on nagu eriti vajalik. Ja siin graafiku peal oligi kõik ilusti näha. Mis logi näitab? 35 kraadi läks. Intake tempe. Aga see ei olegi nii vähe olnud ju, tegelikult ju. Ta nüüd ta maha jahutab. Jahutab maha, palju nullis oli? Ennem ta ongi 30. Aga see on jumala vähe ju. Ennem oli ikka 44 juba nullis. Vaatan seda, kui kiiresti üles läks 1,... Väga hästi. Nukad keerasid vaata täpselt see õigel hetkel ära, kui juba oli kõik pea, kui oleks ülevad. Vaata siit sa hakkad 0,2 maha. Ja 1,6 sekundit läks üles. Üles, jah? 6800 pööret. Jaa, vaatame selle üle. Las see praegu olla. Ja nüüd on meil üks 3 tunnikest aega, et mootor maha jahutada uuesti ja starti minna. Auto boksides tegeles stardi ettevalmistusega ka see punane musta, mille kompressor tegi kohe eriti kõva vilinet. Aga Villeril ta väga suurt konkurentsi pakkuda ei suutnud, sest ta oli umbes sekundi jogu aeglas. Ja bokside veel ringi liikudes jäi järjest rohkem ja rohkem silma igasuguseid ägedaid liiklusvahendeid. Ja nüüd meil ei jäänudki muud üle kui lihtsalt oodata, sest Outlaw startis Streetmani klassides eelviimasena. Esimesena startisid lapsed Junior Tracksteritega, mis nägi põhimõtteliselt välja nagu päris Trackster, aga oli palju väiksem ja oli varustatud muruniite mootoriga. Panin endale selle tulekindla ülikonna selga, sest et õues oli jube palav ja vaata, ega siis tegelikult õiged mehed käivad saunas ka ju karvamütsiga, nii et ma panin oma 7-kihilise Nomeksi selga, et soe ligi ei pääseks. Aga nüüd ma ootan, et põhimõtteliselt ma arvan, et 1,5 tunni jooksul hakkame nüüd starti minema. Margus praegust paneb rehvirõhud paika ja Tõnis selja taga teeb veel esistanget ringi, nii et see töö veel käib viimase minutini. Ma arvan, et nibin-nabin me jõuame sinna stardijoonele ja siis on kõik valmis. Pärast teeme jälle ringi. Ongi minek. Ma olen seda tükk aega oodanud ja nüüd me lähme. Õnneks on meil line-up on üsna lähedal, et me lükkame telgist välja ja poisid lükkavad tagurpidi tagasi ja oleme kohal. Aga mul on palav. Alati on millegi pärast nii, et päeva esimene start, siis mul on natukene nagu ärevus on nagu selline sees. Aga mida sõita edasi, seda rahulikumaks ma muutun ja finaalis on nagu rahu ise. Aga need keegi helistab ka mulle, tahab teada, kuidas mul läheb. Tšau! Me hakkame nüüd startida. Nüüd näed, milline pugu mul seljas on. Ma arvan, et vanemad inimesed teavad, et see vanasti Vene ajal käidi jah,
siin olid veel niisugused kirsad, et kõigil oleks. Mulle vähe moodsamad jalanud. Ja see ülikond on üsna sama, siin on see silt pandud. Ja nii me istusimegi seal rivi lõpus. Ootasime, et Super Pro ET-klass saaks ära sõidetud oma sõidud ja algaksid Outlaw klassi sõidud. Lõpuks jõudiski kätte kaua oodatud hetk, kui esimene Outlaw paar sai loa burnoudiks. Järgmisest paarist oli üks autoses oma ülisuure kompressoriga Dodge Start. Paraku suutis ta stardis raja päris korralikult ära õlitada, nii et koristada oli seal päris kõvasti. Seitse kuus on olemas ühesõnaga sama seadega nagu tegime siin viimase võistluse finaali tegime ka nüüd ja täpselt sama aega, aga lõpukiirus on suurem, see tähendab seda, et ma ei last maha. Aga no, nüüd meil on vaja natukene siis juurde keerata, aga me oleme päeva kiiremad praegu. Ei tea, ei kujuta ette niimoodi, et olin seal sees ja mõtlesin, et nüüd ma lasin lõpuni ära, tõmbasin varjud lahti, tegi lippadi-loppadi rask, aga hästi kiiresti kadus ära. See käib mööda. Päris hea. Tipp-top. Väga hea. Väga hea. Seejärel järgnes tavapärane logifaili uurimine ja väikesed muudatused seadetes. Vahepeal olid järgmisele ringile jõudnud ka Super Pro ET-klassi autod, mis tähendas omakorda seda, et peagi oli käes ka Outlaw klassi aeg. Me teeme teise sõidu ära. Oleme. Autosta ja näin ollen FVR:n rataryhmä. Ja kui line-upi jõudsime, oli saabunud järjekordne pausi hetk, sest rada vajas seekord juba natuke tõsisemat puhastamist. Mul on väga mõnus. Kui nüüd nagu täpsemalt rääkida, siis siit tigi jookseb praegust ja ta jääb siia kuskil soonisesse pidama ja siit läheb samamoodi mööda põlve jookseb alla ja jääb sinna sokkidesse seisma, nii et välja ei tilgu midagi, see on meie ei leki vähemalt. Vastased lekivad rajale millegipärast. Aga ma hakkan juba harjuma nende rakmetega, selles mõttes on okei, et esimesed võistlused olid nagu keerulised, et absoluutselt nii ebamugav oli, aga nüüd natuke andsime järgi ka muidugi siit. Nüüd on juba tipp-top. Eesti kõige õnnelikum mees tegelikult siin. Et tegime selle, mille järgi me tulime 751 ja me peame nüüd seda settingut nagu
säilitama, sest me ei tohi mitte mingil juhul seda lõhki sõita. 751 on siis üsna lähedal sellele, mis on klassi turvaindeksi 750. Kõik käisid ja ütlesid, et no, täiesti haige, kuidas mehed sõidavad täpselt sinna indeksisse. Ja nüüd peame lihtsalt seda jätkama seda teed. Meil on nüüd 2 päeva aega seda nagu ütleme, lihvida seda 751 või 750, et vaatame, et see stabiilselt püsiks, et see on nagu kõige olulisem. Pisike mure on tegelikult, et mitte et midagi katki oleks, aga tegelikult võiks sisselaske temperatuur, mis turbotest läbi interkuuleri läheb, võiks olla 50-60 kraadi juures sellise rõhu juures. Aga meil on häda, meil läheb ta mingil põhjusel 90 peale ja seda võimsuse kadu on ikka väga suur, kuna õhk läheb hõredaks sellise kuuma juures ja seda ei mahu enam sinna sisse. Ja nüüd me mõtlemegi välja, et kuidas siis saaks interkuulerit ennem starti võimalikult külmaks saada ja sõidu ajal seda jahedust hoida. Et vaatame, mõtleme välja midagi, ma arvan, et varsti näeb, mingi idee ikka tuleb. Järve ring. Lähme käime, teeme ära, jah. Ühesõnaga meil on vaja teada saada, et kas auto sõidab stabiilselt 7.5. Ja nüüd on natuke ta jahtunud rohkem kui ennem. Ma arvan, et oluliselt parem. 7.50 on vaja sõita, mitte 7.51, nii et ma proovin ainult selle vati jope nüüd selga saada kuidagi siia. Kõht on nii täis. Kyllä täytyy sanoa, että OLS on nyt... Ja sisältöä torstaipäivää ehdottomasti. On, kyllä. Ihan kun sitä muuten ei olisi ollut, mutta entisestään. Lähdetään aika piikkaasti jälleen etenemään. Ja vähän mennä sanomaan, mikä se tyylikkäämpää. Ja Mäesep 7.5.18 laittanut kärkimies. 7.5 ajan 2000 huonomman sellaisen esitti Joakim Wiklund tällä samaisella radalla viime viikolla. Aivan tasa vahva pari ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että mitenkäs homma tällä kertaa herroilta sujuu. Mäesepillä oli huonoa tuuria kauden avausessa kilpailussa kuin Transbreakina. Mikä lähtö! 3-4, nyt on kyllä Viropojalla kova isku. Ikka sama õnnelik. Praegu oli väike plaan, et teeme sellise katselennu, nagu ma ütlesin, et vaatame, kas 7.5 püsib, eks ju, ja me näitasime praegu teistele, et 0,0 reaktsioone. 0,0 reaktsioone võtta ja kogu aeg 7.5 koma natuke peale ei ole mingi teemana. Nüüd jahutame, võtame logi välja, mõtleme, et kas me teeme täna õhtul veel ühe stardi või jätkame homme. Et saaks selle sisselaske tempi alla, siis tuleb kindlasti hobujõud, aga see ei pruugi jälle hea olla, et kui see hobujõud tuleb, siis võib ka natukene aeg käest ära minna. Aga homme on õnneks veel ajasõidud, et seal saab katseda. Ja kellel oli tribüünil toimuvast liiga vähe, see sai proovida, mis tunne on olla Tracksteril kaasreisija. Tip-top. Eile ma rääkisin teile, et
eesmärk on see asi siin kinni panna. Algus on tehtud, ajasõitude võit on käes. Küll võib magus olla. Täna on nagu, ma loodan, et ikka konkurendid meile tere ütlevad. Et see ei ole lihtne. Homme hommikul saame veel ühe ajasõidu teha. Ütleme, teeme seda sellepärast, et veenduda, et see 7.5 on kinnitatud. Meie seade on niimoodi seatud, et 7.5 tuleb iga kord. Ja konkurentidel on see tegelikult valus pill alla neelata, sest et nad näevad, et meil tiim sõidab väga stabiilselt 7.5 ja reaktsioon on kogu aeg 0,0. 0,04-st 0,0, ütleme siis 1 ja 4 vahel, et see on väga raske sellise klassi autoga üldse saavutada. Aga vaatame, teeme ära. Ma arvan, et me teeme ära selle, mille järgi me siia tulime. Thank you.